parlament on esindatud. Meie poolt nii Riigikaitse Investeeringute Keskuse inimesed kui Kaitseväe inimesed on siin kohal, ministeeriumi inimesed ka, et me ei tee, olgu alguses kohe öeldud, et me ei ole kunagi tahtnud ega teinudki midagi kuskilt salaja. Ma olen otsinud läbi aja koos Riigikaitse Investeeringute Keskusega neid võimalusi, et võimalikult vähe eraomandit oleks puutud. Punkt 1. Mitte midagi Kaitseministeerium ega Riigikaitse Investeeringute Keskus ei hakka tegema ilma, et proovitakse saada kokku. Punkt 2. Meie soov on teie kõigiga ükskõik kui kaua siis otsida neid võimalusi ja läbirääkimisi, neid, keda see puudutab. Ma arvan, et siin saalis ei ole kõiki neid, keda see maa tegelikult puudutab. Võib-olla osad on. Me proovime leida neid lahendusi, kus ka eraomandit oleks võimalikult vähe segatud. Paratamatult see võtab aega. Läbirääkimised võtavad aega. Minul on endal kogemust piiriläbirääkimistega. Me ka seal omandasime maatükke inimestelt, omandasime ka hoonel selleks, et me saaksime piiririba välja. Hetke teadmine on see, et see on 21 maaomand, kus on hoonestus peal. Kui me olukorda kirjeldame, siis me alustame alati vastasest ja siis me räägime endast. Vastasest iseenesest ta on endast juba palju ära rääkinud, ei tohiks tulla üllatusena, et meil on väga agressiivne idanaaber, kes praegu sõdib Euroopas, sõdib Ukrainas. Meie siin täna oleme circa 70 kilomeetrit riigipiirist ja circa 100 kilomeetrit vastaste olulisest üksusest, õhudestsentiviisist. Viimased aastad on näidanud, et meil on väga agressiivne idanaaber, kes ei kohtu tagasi oma naabrite ründamisest. Nüüd Kaitsevägi tahab olla parimas vormis, et meie riiki kaitsta. Me alustasime mitukümmend aastat tagasi väikeste üksustega, vähesema relvastusega. Nüüd me oleme harjutanud järjest suuremate üksustega. Sellel aastal terve teine brigaad formeeriti ja harjutas kui üks terviküksus. Et on mitmeid arendusi, mis tõstavad kogu brigaadi ja Eesti Kaitseväe võimekust. Nüüd selleks, et see teine brigaad oma kõikide pataljonidega ja üksikkompaniidega suudaks tegutseda kui üks meeskond, on vaja tal harjutada kui üks meeskond. Kaks asja, millest praegu on Kaitseväel ja just nimelt teisel brigaadil kõige rohkem puudust, on see manööverdamise ruum ja on erinevate relvasüsteemide kokkuharjutamine. Nii et kaks asja, mida teine brigaadi Kaitsevägi vajab, on manööverdamise ruum ja erinevate relvasüsteemidega ja suuremate relvasüsteemidega, kui seda täna on meil võimalik ja ka koos liitlastega. Nii, tervist ka minu poolt. Mina olen Elari Kalmaru, olen Riigikaitse Investeeringute Keskuses harjutusväljade portfelli juht. Annan väikese ülevaate, kuidas see nii-öelda harjutusvälja huviala piir on tekkinud. Kui Kaitsevägi oli esitanud oma vajaduse, mida neil Lõuna-Eestis on harjutamiseks vaja, siis selliste suurte taristuprojektidega ei ole lihtne seda ülesannet teostama hakata. Piir sai paika reede õhtul, siis nii oligi, et me läksime nende piiridega tegelikult järjest väiksemaks, leida see optimaalne suurus harjutusväljale, et Kaitsevägi saaks oma väljaõppevajadused rahuldatud. Mis meile on ette heidetud tõenäoliselt põhjusega, on see, et me oleme liiga kaua olnud omaette toimetanud, aga võtta päris ausalt, päris südames. See oligi see teema, et me otsisime lihtsalt
parimat lahendust. Kaupo Kaasik rääkis võib-olla, kuidas me edasi toimetama saame. Kaks asja, maade omandamine ja mürahäiringud on ilmselgelt kaks kõige suurema negatiivse mõjuga asja, mis sellega paraku vastas käib, et nendega kindlasti tegeleme ja ma püüan natuke vastused anda. Kuigi me oleme arendanud Kaitseministeeriumi poolt juba 20 aastat erinevaid harjutusvälju, siis ja oleme justkui palju kogemusi ja teadmisi saanud, siis see on, ma ütleks, vaieldamatult kõige keerulisem harjutusvälja arendus. Keskkoolipõhjal esimene oli ka keeruline. 400 maaüksuse riigikaitseliste eesmärkide soetatud. Ja vaid ühel juhul läbirääkimised on ebaõnnestunud. Kõik ülejäänud juhud me oleme jõudnud kokkuleppele, on hooneid, on põllumaid, on metsamaid. Et see võtab ka aega ja see ei ole siin kindlasti kiiresti lahendatud. Aga homme lähevad välja ka kõigile neile maaomanikele kirjad, kes siis siin huvialas sees on ja ka neil on see link seal olemas digikirjas ja kes saavad postiteeritud on algi kaart juures, kõik siis saavad sellega tutvuda. Ja kindlasti see on selline esmateavitus, pärast seda järgmise sammuna võtame kõigiga personaalset ühendust. Oleme telefon, meiliaadres, võtame ühendust, täpsustame kõik need edasised suhtlusviisid, kuidas kõige parem on suhelda ja kuulame esimese tagasiside, anname omapoolse ülevaate. Ja kõik, kes on siis elamutega maaüksused, siis seal võtame personaalselt kindlasti ühendust ka kohtumise näol, et saada kokku ja need on keerulised juhtumid, siin ei ole midagi nagu öelda. Korduvalt panen läbi ajaloo ennast olukorda, maaomanik olukorda, kellega läbepsed pidada, et see on täiesti mõistetav, et keegi ei taha ei müüa ja ära kolida. Ja veel kord, otsime neid lahendusi, et see on pikk protsess alguses ja siis julgustan ka neile muret kurtma, kuna näevad, et nende tegevus ei ole sellisel viisil enam endine, ei sobinud, ei ole nõus selle piiri ääres olema ühel teisel põhjusel, siis just on kaalunud ka nendega läbirääkimiste pidamist, kui nad tahavad põldu metsa või ka oma maja müüa. Ehk siis oleme avatud erinevate läbirääkimiste nii sees, väljas, et leida võimalikult kõigile mõistetav ja arusaadav ja sobiv lahendus. Kui rääkida konkreetselt võõrandamisest, siis kaks põhilist varianti on rahas müük, mis on hästi lihtne, tavaline tegevus, seadus soodustab, võimaldab sinna maksta veel selle väärtusel, kui hinnatakse lisa siis tasu 20% ja elamutel veelgi natuke juurde. Aga teine siis on vahetus riigimaa vastu ja seda aina rohkem kasutatakse ette olukorras, kus tihti rahaga ei ole praeguses olukorras, kus pidevalt hinnad tõusevad ja ei ole ühtegi head lahendust, mida peale hakata, isegi kui ta on sul seisnud metsamaa, et siis vahetada riigimaa vastu ja hiljem otsustada, mida selle peale hakata. Riigimaa osas on seis muidugi hea, nii Maa-ametil kui RMK-l riigimaid on, kus siis kokkuleppel nendega mürast ma mainisin, selle osas kindlasti toimub müra modelleerimine ja selgitas välja, kuidas need mürakaardid siis olema saavad, lähtuvalt neist relvadest, mis siis kasutada on soov. Nad kindlasti levivad eri suundades erineva tugevusega ja võivad olla väga häiriv. Kindlasti jätkub ka Nursipalu puhul, et tegelikult me vajame teid rohkem, kui on täna ja selle siis mõni tei saab paremasse seisukorda. Lisaks on siin ka siis mõni aasta juba toimunud siis heade kavatsuste kokkuleppe alusel harjutusväljas tulenevate negatiivsete mõjude leevendamise toetuse maksmine valdadele. See kehtib veel järgmine aasta, summad ei ole kunagi üle suured, aga jällegi selle eest midagi asjalikult ära teha, täna erinevad vallad on seda kasutanud mõistlikult ja see kindlasti mingil moel jätkub. On näha, et Sõmerpalu Nursi riigimaantee ala sisse, siis see tee läheb nendel õppustel kinni, mis siis olukorras peale läheb ja selle ei jäta olukorda niisama, et midagi teha, et Võru kaudu minema või Ansla kaudu tahate liikuda.
ümber siis idapoolse siis Harjuste piiril uue tee, ehk siis oleks võimalik vähemalt samal ajal tee nagu täna on. Et ju tõesti sõltuvalt nurgast, kust minna, ta pikendab, mõned ühendab seda sõitu ja seda sõitu. Aga lõpuks valla esindajatele viimane palve, et nii palju kui võimalik kaardistage enda poolt ära kõik võimalikud mured, mis teil sellega seoses või mõtted tekivad. Ja pange need kirja ja saame kokku, sest mida rohkem me teame, mis mured on valdadel selle Harjustega seoses, mida rohkem me suudame orienteerida oma siis tegevused eravikku sinna, et need võimalikult palju saavad lahendada. Nii palju veel ütlen, et mis jäi mainimata, et üleval, mis meil nagu see piir, eks, et üleval on raudtee, et raudteest ei ole midagi kahjuks võimalik üle minna, et üleval raudteest ei ole võimalik üle harjutada. Me mõtleme ka selle peale, et seda transpordiühendust siis parandada. Ühistranspordi eest vastutab ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, aga me näeme, et see oleks tugev projekt, kus saaks tuua siis ka täiendavaid investeeringuid. Nii et meil esimesed kohtumised siin peetud kohalike vallajuhtidega ja samamoodi oleme siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga rääkinud. Seda kaalume töö selle nimel käib, üritame parima ära. Et veel kord, et nagu lühidalt, et me tõesti püüame jätkata, me proovime teha veel seadusemuudatuse ka, mis annaks meile võimaluse lihtsamini maksta omavalitsustele talumistasud. See on praegu menetluses ja loodame selle kiiresti vastu võtta, et tõesti omavalitsused ka kogukonnale tervikuna saaksid siis kompensatsiooni, aga praegu on Kaitseväe kasutuses veidi üle 3000 hektari ja selle plaani järgi on siis 9 ja 10 000 vahel sõltuvalt, kuidas siis kokkuleppele saadakse. Et algne soov, nagu veel kord, et oli 12 000, me kärpisime seda, et otsida neid võimalusi sealt kogu aeg nagu välja tulla. Te näete, seal on mõned üksikud hambad, need olid need, kus on tegelikult majapidamine peal, aga see Kaitseväe vaatest oli võimalik välja lõigata, et me läksime nii detaili sisse tõesti, et otsida seal neid üksikuid hambaid seal üleval raudtee juures ka, kus on elamine peal, et kus tegelikult oli võimalik välja lõigata see niimoodi, et see harjutust ja harjutuse manöövreid ei seba. Kaitseministeeriumi või riigi poolt läbirääkimisi hakkab vedama Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Need inimesed, kes siin on, nemad saadavad homme kõikidele kirjad välja, siis hakatakse läbi rääkima. Üks teadmine teile kõigile, see ei ole nii, et riik saadab teile ruutmeetri hinna, ei. Et me proovime esiteks, kui saadakse kokkuleppele kahe poolega, seda nimetatakse hüvitisväärtuseks, et ma selgitaks ära, et hüvitisväärtuse hindamisel ei võeta aluseks ainult näiteks, kui on ka mingisugune suvila seal peal või mingi suitsusaun jäänud vanast ajast peale, et siis ka need võetakse eraldi hüvitishinnas arvama, mitte see, et sa võtad maa hindamise hinna ja siis see ei. Pluss on täiendavalt riigil võimalus siis seda nimetatakse siis kuidas kompensatsioonitasuks ja motivatsioonitasuks, et seal on võimalik peale maksta turuhinnale. Et veel kord, me otsime teie kõigiga, kellel on seal maa, seda, kus mõlemad pooled oleksid rahul. Homne teavitus, mis teil tuleb, seal on e-mail ja seal on telefoninumber. Ja selle telefoninumbri mõte on siis selles, et kindlasti neid kõnesid hakkab alguses palju tulema. Kas on üldtelefon, infotelefon, kõned kindlasti salvestatakse, ootad muusikat, ma saan aru? Ei, mingit kõnede salvestamist ja muusikat ei ole. Et kui te helistate sellele numbrile, siis meie tahame eelkõige teada inimese telefoninumbrit, kus kohas siis meie meeskond, kes hakkab läbi rääkima, saab teiega ühendust võtta. Mis on teie nägemus sellest, kui elamine ja teie punase joone piiri vahet väärtus? Sissepoole või väljapoole? Väljapoole. Siis nagu siin juttu oli, kui inimesel on soov näiteks samamoodi ütleb, et ta tahaks selle ära müüa, siis me oleme avatud selleks, et arutada ka seda, et näiteks piire siis ühe või teise kinnistu võrra suurendada. Hakkame võrdselt pinnalt läbi rääkima, me räägime ainult hüvitistest
või me saame rääkida läbi ka piiridest? Saab läbi rääkida ka piiridest, vastus on see. Veel kord, nagu ma ütlesin, et selles mõttes, et siin on tehtud ju juba õpetusi, eks. Aga veel kord, saab rääkida läbi piirist. Lihtsalt, kui see näiteks kinnistul on nüüd seal sees niimoodi, et seal on vahepeal veel, siis ma kardan, et me peame otsima ikkagi nii-öelda hüvitise või nii-öelda siis väljaostu võimalust. Miks meid ei kaasatud sellesse protsessi, piiride paikapanemise protsessi? Miks mitte? Omavalitsus on enne, varade väärtust hindavad organisatsioonid on enne meid, oleme viimased. Ei ole. See, kuhu me oleme praegu jõudnud, on see alguspunkt, kus me hakkame teiega liikuma. Ja tõepoolest algselt, ütleme, minu küünemust on nii palju sees, et ma vähendasin neid piire, et võimalikult vähe inimesi saaks kaasata. Või ütleme, et ole mitte kaasatud, vaid mõjutatud sellest. Jah, ma võtsin neid piire väiksemaks. Jah, kindlasti Kaitsevägi oleks tahtnud rohkem mõjutada. See on antud indikatsioon ette, et siit hakkame tööle. Meil ei ole mõtet rääkida, et kui me võtame sealt Luhametsa küla tagant alt servast inimesed, et meil ei ole mõtet ju tulla ja öelda, et näete, seal on ka keegi, kes on võib-olla mõjutatud. Ei ole. Et kuskil peab olema see algpunkt on see, siit hakkame edasi. Väga palju inimesi on selle harjutusväljaku mõjusfääri. Rõuge suur alev on just turismipiirkond, Võru linn, Sõmmerpalu. Ja ajalookalt ütelda, et Kaitsevägi ja ministeerium on seda asja, mis näiteks sinikult, seda teinud ülimalt vilets. Need teed, mida sa nimetasid, need on tänasel päeval kõik selles alas sees. On siis lükketee või on siis sännatee, mida Kaitsevägi oma sännabaasi puhul ise ära lõhku, siis selle tagasi kordada. Ma ei oska öelda teede kohta Antsla ja Võru valla territoorium. Ja mu küsimus ongi, et kuna tulevad konkreetsed plaanid tsiviil- ja militaarkoostööst, et siis neid mõjusid, mida need inimesed, kes elavad Rõuges, Võrus, Sõmmervalus, et neid vähem. Rõuge vald on üldplaneeringut, see keerab selle üldplaneeringut totaalselt maa pea peal, see harjutusväljaku nii suur ja nii suure tõenäoliselt, nii suure müra fooniga territoorium. Siniku konkreetsed plaanid, kuna need erinevad volikogude laudadele siis laevad. Sini on sinuga 100% pärit. Ja ma arvan, et kõikide õppuste vaates ka ei ole teist valitud. Ja siin tulebki igale vallale konkreetselt personaalselt läheneda. Kui vaja, siis teine brigaad, kui vaja, siis peastaap peabki tulema teile ja kuulama ära, mis on teie mured ja leidma nendele lahendused. Pole mingit kahtlust. Kas inimene, keegi ei suuda kompenseerida emotsiooni. Keegi ei suuda kompenseerida 150-aastast tammi. Keegi ei suuda kompenseerida mälestusi ja ajalugu. Mida me saame teha, on olla võimalikult inimene. Otsida neid võimalusi kokkuleppes. Ja mul ei ole siin, ja mitte kellelgi ei saa olla ühest vastust. Et see, kuidas ühe või teise inimese puhul leitakse see lahendus, kuidas ühe või teise pere puhul leitakse see lahendus, püütakse otsida võimalikult vähimat kahju. Isegi kui pärast märtsi Hanno Pevkur ei ole kaitseminister, peab uus kaitseminister edasi tegelemist, et see kestab pikki aastaid. Ja ma tean seda, et Eesti riigi ja Eesti rahval on seda harjutusala vaja. See on see, millest mina pean lähtuma. Aga need inimesed, kes siin teie ees istuvad, nemad peavad teiega otsima seda lahendust ka pärast 5. märtsi. Ja see lahendus tuleb leida. Vaatan seda kaarti, et Rõuge valla osas on ta täiesti muutumatu, nagu me viimati teiega koos Kaitseministeeriumis olime. Võitnud on siin natuke Antsla vald, Luhametsa küla on väljas, aga neid on kõik täpselt samamoodi sees, et kellegi ei ole halastatud, et nagu me saame nüüd selle kõige suurema sauna. Ühtegi sama piir jookseb, siit samas tee jääbki. Kui te vaatate see ala, seal ala vasakul ja keskel on üsna palju soist ala. 75% kogu sellest alast on riigimaa. Me proovisime otsida neid kohti, kas on võimalik veel kuskilt riigimaad näpistada, kas on võimalik niimoodi teha, et me ei tule rohkem eluhoonetesse. Vaadake, seesama, mida ütles kolonel Tikerpuu. Manöövrit on vaja teha. Soos ei ole võimalik manööverda. Ka inimestel ei ole võimalik. 95% inimesest läheb minema meie vallas. Teisi siin ei ole. Kokku on, veel kord, me praegu teame,
kuidas see hakkab mõjutama loodust, kõiki liike, igast väiksemast liigist alates kuni lõpetades suurematele. Ka meil toimub tavaliselt selliste suurte ruumilise mõjuga objektide planeerimine läbi riigi eriplaneeringu või siis läbi maakonnaplaneeringu, läbi üldplaneeringu. Kas see on tehtud? Jaa, ma kohe jõuan selleni. Tavaliselt see nii toimub, aga see olukord, mis meil täna on, see ei ole tavaline. Seaduses on mõni aeg tagasi meist sõltumatuna tekkinud võimalus erandiks, riigikaitseliseks erandiks, ehk siis Vabariigi Valitsuse otsusel ohuhinnangu alusel on võimalik asju teha kiirendatud korras, kõiki neid planeerimisseaduse punkte sellisel kujul mitte järgides, aga see ei tähenda seda, et me läheks mööda keskkonnast ja inimesest. Lihtsalt neid mõjusid hinnatakse juba tegelikult suures plaanis välja valitud alal ja seal üritatakse leida võimalusi leevendamiseks, hüvitamiseks. Ehk et antud hetkel me oleme tegelikult meie valitsemisala sees teinud ära selle kriteeriumi analüüsi, mis tavaliselt on riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku analüüsi osa ja meie hinnangul sellele variandile lihtsalt ei ole alternatiive ja eeskätt lähtudes sellest, kus meil juba on olemasolev infrastruktuur, ehk siis teise jalabrigaadi kõik need hooned, taristu. Kas võib öelda ei? Ma olen töötanud 20 aastat Ameerikas suurtes globaalsetes korporatsioonides, õigusosakonnas, väga paljude rahvastega ja ameeriklastel on võimalik öelda ei ja nad ei austa meid selle võrra vähem. Nad austavad meid ainult rohkem, kui me paneme jala maha, sest see meie rahvas, sa ütlesid Riigikogu infotunnis kolmapäeval, et see on meie riigi heaks. Kes on meie riik? Meie riik on meie rahvas. Me teeme oma rahva jaoks seda. Absoluutselt. Meie rahvakaitsjad, kes igapäevaselt meie enda pojad, kes lähevad kaitseväkke, ajateenistusse, saavad treeningu ja peavad olema valmis mind, teid ja kõiki meid siin ühiselt kaitsma. Ja meie ei taha varsti siin elada enam sellepärast ja mind ei ole vaja siin kaitsta, sellepärast et ma võin tagasi minna ja NATO kaitseb mind seal. Ja minu maja ei jää sinna sisse, see on päris kaugel. Aga mina kaitsen neid inimesi, kes ennast kardavad praegu kaitsta. Selleks, et nad oleksid valmis meid kaitsma, ei ole võimalik seda, et nad ei ole meiega kokku harjunud. Mitte ükski NATO üksus ei ole valmis panustama meie kaitses, kui nad ei tea, kuidas meie kaitsevägi töötab, kuidas meie kaitsevägi harjutab, kuidas meie kaitsevägi vajadusel meid kõiki kaitseb. Seal on selged käsuahelad, õppe väljaviimise metoodikad ja nii edasi. See ei ole ainult liitlaste pärast, see on ka meie enda üksuste pärast. Meie teine jalaväebrigaad, kes on siinsamas Võrumaal, ei saa harjutusi teha selliselt, nagu on vaja neid teha. Kui me ütleme, et meile piisab sellisest turvalisuse tasemest, et meil on küll mehed, me oleme neile selga andnud laibulise vormi, me oleme neile kätte andnud rahe, aga vaadake, miinipildujate kasutada ei saa, sellepärast, et sellest pole kordagi saanud kaupu teha ja haubitsate kasutada ei saa, sellepärast, et sellepärast pole kunagi kaupu saanud teha. Kui see on meie riskitase, arutame, minu riskitase on täna mujal. Minu riskitase ja minu ametist tulevad on tagada teile turvatud. Ja see on see, mida me siin praegu teeme. Tavaliselt on niimoodi, et iga teisest, kui tulevad vahendajad vahele, siis kaovad lõpuks need hüved, mis peaksid jõudma otse inimesteni ära. Ja ma teen ettepaneku, et omavalitsustel ei ole vaja mingi talumistasu maksta. Talun tegelege inimestega otse. Et Nursis on Nursipalu ümber on kogemus olemas, raha kallale makstakse, paraku Nursi inimesi väga hästi ei kuulu. Aitäh, see on ette. Punkt 1, loomulikult me tegeleme inimestega otse ja need, kes sinna otse kuulub. Punkt 2, kui me räägime nüüd sellest valdadele makstavast talumistasust, siis seda on riigil võib-olla keeruline, see peaks olema just nimelt kohalike volikogude vallavanemate otsus, mida nad sellega teevad ja kuidas nad seda kohalikku elu edendavad ja kuidas nad selle edasi annavad inimestele. Et ma ütlen täitsa siiralt, mina kindlasti ei ütle, et ma ei maksa volikogudele või omavalitsustele. Mina kindlasti ütlen, et omavalitsustele tuleb ka maksta. Tulebki maksta talumistasu, nii nagu makstakse kaevanduste eest Ida-Virumaal,
tuleb ja makstakse Lääne-Virumaal selle eest, et on seal harjutusala, tuleb ka siin maksta harjutusala talumistasu. Tulebki maksta. Valdadele praegu ette näha. See, kuidas vallad selle inimestele edasi transpordivad, see on iga valla otsus, nemad peavad ju teadma koha peal paremalt. Hämmingus ausalt öeldes. Kui ma siia sõitsin, siis ma oleks võinud kihla vedada, et see tänane kohtumine algab meil vabandusega. Ma ei ole kindel, et kas te annate endale üldse aru, milline teie kommunikatsioon siin olnud on. Siin on mingi kuu aega tagasi mingid abstraktsed infokillud välja käidud. Need inimesed, keda potentsiaalselt selle harjutusväljaku laiendamine puudutab, ma tean, et südamel, meie häired, stress, värgid, nagu Henriga ütles, see, et ei ole algusest saati neid inimesi kaasanud, vaid nad on kuulnud seda kuskilt kolmandatest allikatest, ei ole vähemalt minu silmis ei au ega riigimehelik käitumine. Esiteks. Teiseks, te saate aru, et Antsa vallale, Rõuge vallale ja Võru vallale selline laiendamine on igatpidi hoop. Siin on 60 volikogu liiget, kes töötavad iga päev, et meie maakond, meie omavalitsused atraktiivsemad, et me suudaks siia meelitada inimesi ja nii edasi. Üks asi on see ala, mis kinni pannakse, see mürareostus, me saame aru, see läheb igale poole. Te teete seda asja tegelikult sisuliselt Karula rahvuspargi külje alla. See on absurd minu arvates. Aga kolmandaks, kui me tõesti hoolime sellest, et Eesti ääremaastus, et see Võrumaa siin jookseks inimestest tühjaks, seda enam tänu sellele, mis tehakse. Ja Kaitseministeerium läbi Riigikaitse Investeeringute Keskuse investeerib lähiaastatel Võrumaale rohkem, kui siia on riigiasutused viimastel aastatel investeerinud kokku. Meil on, võib öelda, et ainuüksi järgmisel aastal on umbes 30 miljonit. Järgmisel aastal 30 miljonit. Milleks? Selleks, et siin Sännakandis alustada vastuvõtuala ja selleks, et siia saaksid need üksused, nad saaksid siin midagi teha. See tähendab seda, et siia tulevad tööinimesed, siia tekib teenust juurde, see tähendab seda, et siia tekib tarbijat juurde erinevatele teenustele. See on ainult järgmine aasta. Ülejärgmisel aastal jätkuvad need investeeringud kokku, need summad küündivad kümnetesse miljonitesse. Kui vaadata seda, et millised on olnud riigikaitselised valikud. Riigikaitseliselt loomulikult on võimalik erinevalt valida, kas teine jalaväebrigaad on Taarva linnakus või ta oleks paigutatud kuskile mujal. Riigikaitseliselt tehti 90-ndatel juba valik ära see, et Võrus Kuperjanovi pataljon on ja see, et seda on laiendatud täna teiseks jalaväebrigaadiks, see on olnud teadlik riigikaitseline valik. Selleks, et arendada Eestis 2 brigaadi, üks Kirde põhjasuunal ja teine Kagu-lõuna suunal. Need on olnud riigikaitselised valikud. See ei ole, ütleme nüüd üksi meie ees ja teie ehitate siin teid ja teete linna väga ilus, aga see tuleb kõigi meil, põhiliselt nüüd hakkabki tulema Rõuge valla kaevanduste arvel. Me peame hakkama teile andma kruusa kaevandamiste lubasid, me peame liiva kaevandamiste, seni oleme tagasi hoidma. Tähendab, me ei kaota üksi ainult selle müraga, me kaotame inimesed ka kaotavad kaevandustega, kaetavad transpordimüraga, kohkadega, kruusa lõhkumisega. Need piirkond kaotavad, me kaotame ka väga palju Rõuge vallast. Jah, meil on erinevaid võimalusi. Kindlasti on riigi eriplaneering üks võimalus. See, mille Riigikogu on ette näinud mõnda aega tagasi, siis erisusena, julgeolekualase erisusena planeeringuseadusesse, annab võimaluse siis kiirendatud menetleda. Toodud sisse võimalus kaaluda riigikaitselise erandina objektide rajamist. Sellisel juhul toimuks mõjude hindamine nii-öelda projekteerimise etapis. Me ei lähe nendest mööda, me ei jäta kõrvale ei keskkonda ega inimest. Me arvestame nendega sama võrdsisuliselt, kui me teeksime seda riigi eriplaneeringu raames, sisuliselt siis detailse lahenduse raames. Aga me teeme seda paralleelselt projekteerimisega ja võib-olla mingis osas isegi paralleelselt juba ehitamisega ja selle läbi me saame liikuda oluliselt kiiremini. Millal te seda õiguslikku erandit siis rakendate? Rakendatakse. Esiteks see, kas me täna saame seda rakendada või mitte, et see ei ole veel 100% kindel, me analüüsime seda ei ole selliselt ju kunagi rakendatud, ühtegi harjutusvälja ei ole seda erandit kasutades kunagi rajatud, see on mõeldud eriolukorraks ja me näeme, et täna meil on see eriolukord. Kui me oleksime
oleks meil 8 aastat, siis me leidsime seda. Millele tuginedes te praegu tegutsete? Huviala, kus riik sooviks arendada välja harjutusala. Nüüd see, et kas see sellisel kujul sinna tuleb, see sõltub sellest, kas läbirääkimised maaomanikega õnnestuvad või mitte. Kui läbirääkimised maaomanikega jooksevad kõik nii, siis järelikult riik ei saa seda teha. Järelikult me peame ka avalikult välja ütlema, et sellist riigikaitsevõimet me siin Kagu-Eestis arendada ei saa. Ehk see protsess on ikka läbi selle, et kõigepealt on maade omandamine, seejärel on seesama planeering või on nad osalt ühel ajal ja siis saab minna alles edasi lõplikult ju kehtestamas. Tegelikkuses on ju loogika vastupidine. On planeering ja siis hakatakse seda ellu viima. Ma võib-olla kommenteeriks veel nii palju, et sõltumatu sellest, et kas see otsus võtta see maa kasutusele riigikaitse maana sellistel eesmärkidel, nagu täna siin juttu on olnud, sõltumatu sellest, kas ta tuleb riigi eriplaneeringuna või Vabariigi Valitsuse riigikaitselise erandina, ta mõlemal juhul Vabariigi Valitsuse otsus. Seda ei tee Kaitseministeerium ainuisikuliselt. Ja viimane küsimus, ma rohkem üritan mitte küsida, et millal me umbes võiksime oodata siis otsust? Selle erandi kasutamiseks näiteks? Ja me oleme täpsustamas neid detaile, kuna see erand on seaduses olemas, aga väga palju detaile on selle juures lahtised, siis me neid detaile praegu oleme koostöös Rahandusministeeriumiga täpsustamas. Selline, et kas te saate avaldada, et kas see laiendus tähendab seda sama nagu eelmine Nursipalu laiendus, kus mets võeti maha ja kõnti liivaväljaks, et kas kogu see ala tehakse liivaväljaks või siin harjutatakse, ütleme seda sissisõda, mis alguses oli Eesti Vabariigi nagu strateegia, mis tähendab, et puud peaksid alles jääma, et sellest tegelikult, kui mets võetakse maha, siis tulevad need kõmakad meile koju. Muutub liivalagendikuks, harjutatakse Araabias võitlemist või Eesti metsavahelist sissisõda? Ja no vastus on see, et nii seda kui teist. Selle mõttes, et loomulikult ei ole võimalik raske tehnikaga manöövreid teha sügavas metsas. Et ilma, et sa niimoodi siis metsa niikuinii ei peaks kahjustama. Kus tagasi istutatakse näiteks hoopis metsa, see on puhtalt siis juba Kaitseväe ja Riigikaitseinvesteeringute Keskuse ja RMK vahelise koostöö küsimus, aga nii ühte kui teist. Kui me võtame kuskilt metsa maha, et kas siis ülase ja selle laskepaiga vahele jääb mingi metsariba? Mis see ei suuta, et need kärgakused on praegu ka siia sama kosta, et kui mets maha võetakse, siis on see põhimõtteliselt jääb õue alla kärgakused. Selle välispiiri sisse, see huviala, mis meil on, sinna sisse tulevad eraldi nii-öelda laskeväljad ja need laskeväljad ei hakka kohe ütleme siis sellest välispiirist pihta, vaid seal välispiiri ja siis laskevälja vahel on ikkagi mingi metsapuhver. 120 miinimum, aga siia tulevad miinimum ja haubits ja nende müratase on mitu korda kõrgem tänasest? Ma ei oska selle korda öelda, no 3 korda. Ei no, kallim ma oska seda teha. Suuremat müra ikkagi teeb K9 ehk siis 55 liikursuurdik. 155 millimeetrine mis? Asju veel räägitakse läbi ja kuidas ta lõplikult jääb, ei ole täna meil ju kindel. Ja kui kuskile tuleb mõni sakk sisse, siis see võib mõjutada jälle teatud relva ohuala, mida siis sa ei saa teatud kohast vastu. Täna mul ei ole ja ei saagi olla veel sellist lõplikku manöövriplaani ja tuleplaani. Et Kaitsevägi on harjunud olema paindlik, tegema parima sellega, mis talle antakse ja eks me siis vaata, kuidas see lõplik jääb. Aga põhimõtteliselt rääkides, nagu ma ütlesin, me vajame manöövriala ja me vajame ka erinevate relvade koostööks tulealasid. Nüüd, kui me räägime kompaniid rünnakul ja samas, kes on kursis ka keskpolügooni arengutega, siis seal on näha manööverkoridorid. See peaks olema vähemalt 500 meetrit lai. Et seal saaks kompanii siis liikuda ja ennast ka oma tulega toetada. Täna meil on ainult üks nii-öelda ala, kuhu me võime tulistada ja me ei kardaks ja me ei pea nagu muretsema, et keegi sinna kogemata otsa läheb. Et ohuala peab jääma harjutusala piiridesse. Kui palju?
täpselt piiri sisse, ta ei tohi üle piiri minna. Kas see harjutusel kasutatakse sama laskemoona nagu lahingus või? Mitte alati. Siin on nagu kaks asja. Ongi, üks on see, et hind ja ohuala suurus. Kui see piir jookseb minu maja tagant ja seal võib tulla siis K9 põhimõtteliselt piiri äärest vasta. Kas see natuke ohtlik ei oleks? K9 ei tule teile sinna piiri äärde. No aga just oli, põhimõtteliselt ta võib saada. Kui tuleb, siis tähendab selles mõttes, et veel kord, nagu oli ka koloneli poolt öeldud, teoreetiliselt võib ka väljaspoolt lasta. Teoreetiliselt meil on olemas relvasüsteemid, mida me võime lasta siit Lõuna-Eestist Soome. Eks ju, et meil on näiteks laevatõrje raketid Bluesberry, mille laskeulatus 290 kilomeetrit. Aga isegi mitte külad läheduses ei ehitata siis konkreetselt piiri välja? Ole. Kui me räägime, me saame lõpuks selle piirijoone paika, siis kõikidel harjutusväljadel on piir ära tähistatud, sinna on tehtud piirisiht ja piiripostid on paigaldatud. Aeda kui sellist ei tule. On nii paindlik ka, et ei pea neid harjutusi nädalavahetusel. Kaitsevägi tavaliselt ei harjuta nädalavahetustel. Kui on... Ma vastan teile selle ära, see on see, kes ma arvan, et me jõuame ühte kohta. Meil on ka maakaitse, kaitseliit. Maakaitse, kes nädala sees käib tööl ja tahab nädalavahetustel harjutada. Nemad on nüüd peamine sihtgrupp, kes käib nädalavahetustel tegema. Me käime ka nädala sees tööl, tahaks nädalavahetusel puhata seinad. Aga mõtlen, et eks ta selles mõttes, ma saan aru, et on üks reegel, et pühapäeviti ei lasta. Aga nüüd ongi see, et kui me nüüd kaitseliitu tahame ka, et maakaitset, meie maasoola tahame ka hoida suutelisel midagi tegema, siis nad peavad ka mingil hetkel harjutama, aga pimedas me ei saa lasta. Ütlesite ennem, et Sännasse on järgmisel aastal planeeritud vastuvõtuala 30 miljonit. Jah, et kas liitlaste baasi asukoht on valitud? See on esimene küsimus ja teine, kas oleks võimalik nagu nüüd siit edasi, võib-olla Kaitseministeeriumi kodulehele või kuhugi teha eraldi leht selle Nursipalu arenduse osas, kus oleks küsimused-vastused kogu see info väljas, et ei tekiks nii palju seda sellist rikkist telefoni. Tänan selle ettepaneku eest, ma arvan, et me tõsiselt kaalume, kas sa Magnus tahad selle liitlaste ala kohta natuke parsema. Ja tervist Riigikaitse Investeeringute Keskuse direktor. Ma linnaku kohta ütlen nii palju, et linnaku asukoha valik on pooleli alles ja kaalumisel on mitmed variandid, aga põhiliselt on selge see, et see jääb kuhugi selle ala vahetusse lähedusse. Kas on juba teada, et kui suur see piiranguvöönd ümber selle harjutusvälja tuleb? Nüüd 2000 meetrit ja seda kõigil harjutusväljadel. Mitmed variandid on kaalumisel. Mis variandid on kaalumisel? Äkki ütlete rahvale ka neid, et just selle linnaku. Ja, et kui on mitmed variandid, siis me teame ju... Okei, ma ütlen lihtsalt 2 sõna, et võib-olla Magnus kommenteeriks seda, et mis see linnak üldse tähendab. Et me aru saaksime, et ka see vastuvõtuala, et see vastuvõtuala ei tähenda linna. Jah, kõigepealt siis sellest, mis asi see linnak on. Linnak on siis püsirajatistega, püsivalt sees olemiseks mõeldud rajatistega territoorium. Midagi sarnast, nagu on Võru linnas Kosetee kolma. Praegu me läheme projekteerima linnakut umbes 1000 inimesele. Ja täpne asukoht selgub tegelikult sellel juhul projekteerimise käigus. Kaalumisel on nii mainitud, ei taha tegelikult, nii Sänna, kõik ilmselt teavad, kus see on, eks ole, selle kaardi lõunaservas, Sõmerpalu, siis üle raudtee sellest linnakust ja siis ka lähedal, siis Võru linnale lähemal olevad asukohad tänase harjutusvälja servas. Tähendab seda, et sellest piiranguvööndis toimuvad sellised ehitustegevused valdavalt. Et need tuleks meiega kooskõlastada ja me siis hindame, et kas see võib olla ohuks meie töövõimele, ehk et me ei saa selle tegevuse tõttu, ütleme, seda ala siis riigikaitselistel eesmärkidel enam kasutada või seda ohtu ei ole. Eeskätt on see kooskõlastamise kohustus, aga millele me üldjuhul veel tähelepanu juhime, ongi see, et selles
alas võib olla kõrgendatud müra ja vibratsioonitase. Ehk see piiranguvöönd, Kalvi, tähendab lühidalt öeldes seda, et me ütleme ära, et selle 2 kilomeetri sees ühest küljest me tekitame rohkem müra, teisest küljest, kui keegi tahab sinna panna püsti mingisuguse vaatlustorni, mida me võime hinnata, et näiteks vastasmängijal võiks olla huvi, siis me selleks kooskõlastust ei anna. Just mis on seotud nende elanikega ja elamistega, mis jäävad piiri sisse. Küsimus see, et kõik need emotsioonid maksavad hullult palju, mina seal piirkonnas ei ole, seda ma ei kommenteeri üldse, aga ma kommenteerin just seda materiaalset poolt, et hooned, elamud, kõik hooned, turuhinnana, kui te ütlete, et hakkame hindama, siis turuhinnana on nad mitmeid kordi väiksem, kui on Peetris või Tallinnas või kuskil seal. 3–5 korda, mõnikord ka rohkem isegi. Minule teadaolevalt kinnisasja omandamise või kinnisasja hindamise omandamise seadus on selle kavas, eks? See räägib väärtushinnangust, oli vist, eks? Või hindamisväärtus. Hüvitisväärtus. Ja hüvitisväärtus võtab arvesse seda, et kui sul on vaja ehitada samaväärne asi, mis see maksab. On nii? Omanik tuleb panna võimalikult samasse olukorda, kus ta oli enne siis seda riigi omandamise vajadust, ehk siis selle raha peab saama sarnase asja. Kui ei saa, siis järelikult tuleb leida lahendused saada. Ma tahtsin küsida nüüd selle 2 kilomeetri osas, mis siis ümber selle piiri jääb. Seal on piirangud ehitamiseks ja nii edasi. Müra on ka kõrgem kui kaugemal. Et kas on kaalutud näiteks selle piirkonna kes sinna jäävad, elavad, nendele mingeid kompensatsioone, maksuerisusi ja nii edasi? No, saagem ühest asjast aru, et me 99% ei tee seal ühtegi mingit piirangut. Eks? Et selles mõttes, et me saaksime aru, et see 2 kilomeetrit on piiranguvöönd, kus tegelikult sisulisi kui keegi tahab rajada sinna Vene luurele masti, siis me seda võib-olla ei lase. Eks? Või suure tõenäosusega ei lase. Aga küsimus läheb sinna vibratsiooni, tähendab müra ja vibratsiooni peale. Et kas on teil juhtunud selliseid asju, et mõned vanad majad on kokku puutunud sellepärast, et nii kõva paul pärast ei ole? Ja, mul on aitäh, kuulabin ära. Sina ütlesid, et sinu sõnades on Nursipalu laiendamist saab teha vaid koostöös kohalikega. Ja siis minu küsimus on tegelikult inimestele siin, kas ükski inimene siin, ükski kohalik aitab selle koostööga? Kas üldse midagi? Please stay. Okay, et me peame kõikidega saama kokkuleppe lõpuks. Ja ma olen Eestis elanud rohkem kui 24 aastat ja kogu see on natuke piinlik. Mina mõtlesin, ma elasin Eesti Vabariigis ja mitte ESMV. Äkki, ma ei tea, kus ma olen, ma ei tea. Ma olen Ameerikas. Aga ma ei tea täpselt, mis toimub siin. Kuidas see on võimalik, et tänapäevase Eesti riik lihtsalt võtavad Eesti inimeste käest oma kodud ära? Me lihtsalt ei võtta midagi. Ausalt küsimus, kuidas siis on magada õtsiidi? Sa haavad oma inimesi, eestlasi. Vabandust, et me oleme Eestis elanud tõepoolest 30 aastat teadmises, et vahest on üldistes huvides leitud omanike kokkuleppe nii riigi piiri väljaehitamisel, nii keskpolügooni rajamisel, nii soodla harjutusala rajamisel, kui väga paljudel muudel otstarvetel on leitud inimestega kokkuleppeid, kus riik on soetanud inimeste maad. On ka maade vahetus tehtud, isegi kriminaalasi on selle pinnalt tehtud, eks, et mõnele vennale tundus, et äkki maade vahetuse arvelt saab midagi muud teha, eks. Meie ei plaani seda teha, me oleme olnud avatud ja teeme seda jätkuvalt avatud. Kaitse on oluline riigile ja et see ei peaks tulema ainult ääremaa ja siin 3 kohaliku omavalitsuse arvelt, et ma sain teie jutust aru, et toetatakse ka kohaliku omavalitsusi. Kas teil on siis olemas mingi see, et mis see suurusjärk võib olla? Mis on kohalikule omavalitsusele võib tulla see kompensatsioon ja kui pikalt seda makstakse, kas nii kaua kui harjutatakse või see on kuni tähtajatu? Senimaani, me saame siin meie inimesed saavad öelda, et palju ta siiamaani on olnud, kui Vabariigi Valitsus ja Riigikogu näevad võimalust seda kas siis suurendada või muuta neid põhimõtteid, siis see on üks asi, aga praegu kehtiva reeglistiku järgi, mis see ühele omavalitsusele suurusjärgus on olnud siin?
Need suurusjärgud on väga erinevad, aga neid tasusid on makstud täna harjutusvälja suuruse järgi ja siis, kui harjutusvälja alale jääb looduskaitsealused alasid, siis seal on omaette koefitsiendid. Et neid põhimõtteid me tahame täna muuta, üks põhjus, miks me seda muuta tahame, on see, et harjutusväli on küll tihtipeale ühes omavalitsuses, aga need mõjud tulevad ka välja. Et kaalumisel on alternatiivid, mis võtaksid arvesse nii harjutusvälja suurus kui ka piiranguvööndid, seejuures suurem kaal jääks piiranguvööndi maale. Muuta on see, et siis muuta läbipaistvamaks, viia siis määruse tasandile, nii et ta oleks nagu riigi teadmist kõigil näha, mis need tingimused on, et kõigil oleks selge, palju see siis sealt seda rahastust tuleb, nii et mis suurema mõttes, jah, me kaalume numbrite mõttes erinevaid variante hetkel ja pigem on see suund ikka ülespoole hüvitada tänasest. Et ta läheb mööda teed praegu, vaata sealt, vot see osa. Ja küsimus oli, kas Kaitsevägi hakkab seda teed kasutama? Kindlasti. Kas siis on ka, kas Kaitsevägi teeb ka selle tee heaks midagi, kas see on võimalik näiteks asfalteerida, millest ka meie külale konkreetselt tuleks kasu? Et mitte räägitakse, et antakse vallale raha, aga et see raha ei lähe sinna kuhugi teise otsa, et konkreetselt ka meil sellest kasu on. Me talume seda müra ja võib-olla teie sõitmisi. Selle mõttes, et hävitajad, mitte ainult hävitajaid, vaid ka britid on lubanud tuua meile siia kopterid, nii Chinookid kui Apache kopterid, mis tähendab seda, et jah, õhus ikka õppuste ajal liikumist toimub. Mida tegelikult nii-öelda see raske tehnika toomine siia rohkem ka tähendab. Et ma tean, et kogu see laskemoon on väga kallis. Juba praegu sõjaväel tegelikult väga kokkuhoidlikult nii-öelda toimetatakse. Mida see nagu reaalselt tähendab? Kui sageli need lasud hakkavad olema, kui missuguse nii-öelda tihedusega, et mingisugune nii-öelda ettekujutus kindlasti on. Kui tihti ja mis hakkab toimuma, teist jalaväebrigaadi ei kavatseta relvastada, ümber varustada roomiktranspordiga. Siis me räägime seda, et meile tulevad ratastega soomukid, mis on kergem iseenesest. Ja see tähendab seda, et veoautode asemel sõidavad siis need transportöörid mööda teid, keeravad teevad maa, sõidavad metsa sisse, sõidavad ka metsas ringi. Või seal, kus siis on nagu see manöövri ruum. Nüüd, kui tihti lastakse? Me peame alustama sellest, et kuidas meie väljaõppetsükkel on üles ehitatud. Meil on nagu fikseeritud ajateenistus, tuleb suvel eelkutse, oktoobris tuleb põhikutse, me hakkame individuaalse väljaõppega pihta, kus iga sõdur laseb endale isiklikku relva ja me saame üksusena ta kokku harjutama aasta alguses ja kõik kulmineerub kevadel. Me räägime Luhametsa teest, me ei saa isegi seda öelda, Luhametsa teest tuleb ära mustata. Millest ma räägin, et ikkagi see, et ma olen ka mujal uurinud asja, need piirkonnad, mis selle ulatusliku majandusliku mõju saavad. Me räägime metsandusest, me räägime turismist, me räägime ka inimestest, kes sellest ei taha elada. Lihtsalt, et äkki oleks nagu mõistlik, et tekivad ka need võimalused, et Eesti riik vaatab oma selle poliitika ümber, et mitte ei viiks, et vajatis ehitatakse kaitseväelastele ja see poliitika oleks selline, et kaitseväelased elaksid seal, kus need tegevused on. Et lihtsalt hea mõttes ma tean, et te ütlete kohe, et nii on odavam või nii on kallim, aga mõelge selle peale, mida me siin edasi elame. Ma ei ütle seda kindlasti, et esiteks ma siiralt loodan, et sulle valmistab hästi ja sa saad ka Riigikokku tulla neid samu otsuseid tegema. Et täitsa siiralt, selles mõttes, et see ei ole kuskil, et ega see Riigikogu liikmed ei ole kuskil mingisugused puu otsast, et meil on Anti Allas ja teisedki, kes sinna valikutakse, Kalvi ja et selles mõttes, et keegi ei arva, et mingisugune, et kuskil on keegi, kes ütleb, et ei tee. Keegi mulle öeldud. Ma ütlesin lihtsalt ausalt vastuseks Luhametsa tee juures, võtan selle mõtte kaasa, Erkik võtab selle, vaatab üle, et keegi ei ole öelnud, et me ei tee seda. Oma poisile, näen, mis see poliitika on. Tõenäoliselt meedia.
laia plaaniga.